Autonet tänases proovisõidus on korraga 3 uut Daciat. Uus Logan, Sandero Stepway ja Sandero. Tuleb tunnistada, et saades kutse sellele esitlusele siin, olin dilemma ees või õigemini trilemma ees, kui lubate meie eesti keelt ühe uue vahva võõrsõnaga täiendada. Nimelt, millisest uuest autost lugu teha. Aga tegelikult lahendas Dacia selle küsimuse minu eest ära, sest kõik need 3 uut autot on tegelikult üks ja sama ja erinevused on vaid välised. Mul on rõõm olla tänasel esitusel koos hea kolleegi Kristjaniga, kes erinevalt teistest paljudest inimestest, kes oskavad Daciast rääkida vaid teoreetilises vormis, omab juba 1,5 aastat ühte sellist, tõsi küll, maasturit Duster. Aga mul on küsimus Kristjanile, et mille alusel sa üldse Dacia valisid? No ütleme, et minu see valik ei olnud nagu niimoodi, et ma nüüd kindlasti tahaksin Daciat ja kindlasti tahaksin Dusterit. Lihtsalt Duster juhtus olema see auto, mis vastas kõigile nendele minu vajadustele, ütleme kõige täpsemini. Ehk et ma tahtsin 4 vedu, ma tahtsin kõrgemat clearance'it, ma tahtsin piisavalt suurt pakiruumi, ökonoomset mootorit ja seda, et auto ei maksaks liiga palju. Ja siis põhimõtteliselt valikut ei ole. Dacia kohta kindlasti palju arvatakse, et see on kuskil Rumeenia kolkas mingi kummaliste inimeste poolt kokku pandud kräpp. Et kuidas sina oled rahul Dacia hinna ja kvaliteedi suhtega? Ma ei tea, kus inimestel tuleb selline mõte, et Rumeenia on kolgas ja seal elavad imelikud inimesed, aga kõigepealt mõtleme enda jaoks lahti, mis asi on kvaliteet. Kvaliteet me ootame, et auto oleks vastupidav. Mina mõistan seda nii, eks ole. Me ei saa oodata Dacia Dusterist, mis maksab, kui mina ostsin, ta maksis umbes 16 000 eurot või midagi sinna kanti. Me ei saa oodata, et ta oleks seest nagu Audi või BMW. Loomulikult on ta nagu kasutatakse odavamad materjale, loomulikult on varustus oluliselt nagu piiratum, aga seda peab nagu inimene arvestama, ehk et mõistlik inimene saab aru, et eks ta saab seda, mille eest ta maksab, eks ole. Ja kui me räägime kvaliteedist just nagu vastupidavuse mõistes, eks ole, siis ei ole talle nagu ühtegi halba sõna öelda, sest minu kogemus on küll võib-olla natuke väike veel suurte üldistuste tegemiseks, 52 000 kilomeetrit, aga sõitjate ruum ei nakise, vedrustus ei kolise, kõik töötab nagu uuel autol töötas, nii et ma arvan, et kvaliteet on hea. Just, aga lähme siis sõidame nende 3 autoga ja vaatame, kuidas siis uued Daciad on. Kui enamik suuri autotootjaid hea meelega ei räägi sellest, kuidas nad ühe mudeli juppe ja lahendusi teistel mudelitel kasutavad, siis Dacia ei püüagi seda varjata. Eesmärk on ju hoopis teine, et toodang oleks võimalikult odav. Ja seetõttu nii Logan kui Sandero kui Sandero Stepway on tegelikult 90% ulatuses sarnased. Mootorite puhul peetakse kõige olulisemaks uut 3-silindrilist 90 hobujõulist bensiinimootorit. Kütusekulu on vaid 5 liitrit 100 kilomeetri kohta ja ka süsinikdioksiidi emissioon on üsna madal. Kõik 3 uut Daciat on välimuselt üsna sarnased. Põhimõtteliselt, kui klient läheb autot ostma, siis ainuke, mis valida on oma vajadustele vastav keretüüp ja kõik ülejäänud on sama. Uued autod on ka vanadest paremini varustatud. Kõigepealt hakkab silma sees suur navigatsioonisüsteem, mis on osa multimeediasüsteemist, kuhu saab lülitada nii USB kui sinihambaühendust. Muust elektroonikast tasub ära mainida püsikiirushoidikut koos kiirusepiirajaga, mis on tegelikult Daciatel esmakordselt saadaval. Dacia interiori materjalid on muidugi üsna lihtsad, et kui Audi või Mercedese kliendid pistaksid pea siia salongi, nad ilmselt langeksid otse rühmiti minestusse. Kuid teisest küljest nad langeksid minestusse ka siis, kui nad näeksid hinnakirja. Kompaktse luuppära Sandero hinnad algavad kõigest 7700 eurost. Linnamaasturi Stepway omad aga 10 400 eurost. Uue Logani hindu praegu veel ei ole avalikustatud, need tulevad umbes jaanuaris ja autod ise jõuavad kohale veebruaris-märtsis. Nii ta siis on, aga meie kohtume teiega järgmises saates. See on nägemist.